Ohvrikivile võib kindlasti oma head soovid öelda ja paluda ohvrikivi käest omale siis, mida te tahate. Jaa, väga hea. Sobib. Kas siin on niimoodi, et vahepeal on rohel tuli meil ja rohel tuli teile? Temal on ilusti tehtud ohvriann. Oota, tule siia Elvikele. Ma teen sinu ohvriannist lausa pilti. Aga võtame ta siit välja või las olla niisama või? No ega sa karbiga nii koos ei pane. Oota, paneme ta kuidagi. Ei, aga siis ma teen pärast ka pilti, kui sul juba seal kivi peal on. Oota, ma lähen. Oota, ei saa lähe midagi, meie tuleme nüüd. Lase, jah, oota. Nüüd on meie kord. Ei lähe ma kuskile, ole rahul. Oota, las niimoodi. Osa tuleb ära seal. Jah. Oota, ma tulen. Ei olnud ju väga raske sinna minna. Ei saa tulge ära, ega midagi tegada. Ma sain tamm. Seda pidi on parem tulla. Opa, teistpidi oli palb tulla. No näed, Elvi-tädil on pärjakene kohe. Ma just siin, kellele ma rääkisin, et lätlased teevad ka panevad pärjakesi, aga Elvi-tädikile. Ma tulen ära Elvi, siis sa saad minna. Marel oli kõige parem, kõige lühtsam. Jah, tal oli siukest hea tulla. Nagu nii mööda. Tulge teie enne, siis küll minu haigu on. Näed, temad on juba pärjus. Tütarlapsed tulid. Ma olen päran pärja viimasena, siis on siin rahulik ära tulla. Noh, tule nüüd. Noh. Saad sa. Tasake siia kepiga, et kepi teest mööda ei pane, siis... Võtan su mööda. Oi, kui kena. Tasake siis. Tooma siis läbi. Sa mööda ei astu kõik. On kõik kukkuda nii. Jaa, lohuga kivi. Ohvrikivi, tohvrikivi. Oodama ka. Minu vanaemal oli selline kivi, kuna ta oli nii ära koksitud, lohku. Mis ta vesi on sellised? Ära ei märgita. Nõnda mõte ära. Vaata, kus sinna alla ka sa astu või? Ei, ma arvan, et seal on, vaata, vesi ümber ringi. Sa viiska ilusti pärjakene sinna ja mis sa siis palud kivi käest? Ma toda esitiia. Jah. Ma toda esitiia, mis ma paluda taht. Kupas ma teeksegi pärja. Oot, aga kuite pihti seda keskmisata. Oba, nii. Ma tahan see kompteki ka talle veel panna. See on nagu magusat ka midagi. Nii, kus ma sinna saab pihta talle saa? Ei saa sõita ka niimoodi, paned siit päeva. Ei, viska. Ooda, ma ka. Äkki me sõidame sinna. Siin on väike hinglikene. Siin on peal, hommikene väike hingel. Ma näed, mine sinna. No kas ma saad aru? Kas sa kulled ka muu juttu või? Mõtled see võiks pidi. Väga ilusti on, las tal olla. Oota, ei saa, ta rikub kõik süsteemi ära mul. Ooda ma ka teise õnnu ja küll võtta järgi. Ei ole hästi, tütarlapsed. Aga see juba natuke liigutama. Ma tehti lupas. Niimoodi ise tehti. Uraamus tuli. Mineks järgi esi, see on selge. Kas ma aitan või? Oota. Võtaks ta ilusti panna, võta see väike inglevi seal ilusti. See sõnum siia. Nii, nüüd on ilusti. Ei ole, jälle püsti. Näed? Ära sa ajad ta täitsa välja. Hea ütelda, näed. Nüüd on küll hästi. No võt, võta sinna jäes. Väike ingel on keskel selle ohvralika kivi. Võt niimoodi, seda ma mõtlesingi. Nüüd ma kobin üles. Varga saan selle. Lausteen, mida minä Valgamaal näen. Ma pole veel läinud. Kas siin on kuskil veel midagi taolist? Seal rebase raja peal on. Seal on niisugune sild tehtud ja seal natuke on mõnes kohas. Ma olen Võrumaal kõik käinud niimoodi rabas ja salutamas, aga
aga sinna Valga ma mõtlesin, et tõesti, kas on ikka kusagil midagi veel. Kena oleks käia veel kusagil niimoodi, näha midagi, kus midagi on. Ahah. Väga suur. Ja teistega koos, mitte üksi. Jah. Aga mulle meeldib üksi käia. Aga mina ei ole see. Ei julge enam. Jah, mida? Oota, kus me läheme? Nüüd lähme sinna poole. Sinna poole. Ega mulle meeldis ka tuleks lähema selline asi, nagu praegu see siin. Ma tuleks, aga noh. Oota, kus su kodu on? Karules. Ahah. Aga seal ka on metsa ju. Kus see mets on seal? Aga kõik on kaugel. Kõik on niisugune padrik. Sellist nagu praegu siin ütleme. Ma ei tea, lähedusest küll ei tea. Ei ole kuskil seisuvast minna. Arv, ma olen Pikkjärves, olin vanasti elasin. Aga Pikkjärves natuke on, aga seal on ka vähekene ainult. On vähe jah. Ja seal on niimoodi, et lastega, kui ma seal olin, ma olen laste kasvata 18 aastat, ma olen järve äärts elasin lastega. Kõndisime, mida korjasime sealt ja tegime kõike, mida iganes. Oh jumal, su elu algas sealt. Ja sinna ma tahan kunagi tagasi saada. Aga teisel põhjul. Kurja häält teeb. Vaata, kurja häält teeb. Pahandab ei ole. Lihtsalt sõitsin selle sõbra ka endale. Meil on hea käia temaga. Ta on kindel ja tugev. Ta on mõnipuu on kõva puu. Siis on vena käia. Järg on siin kunagi olnud. Siin on koiva luht. Ah, see on Mustjõgi või? Nii, mis see ilus sinine sabaki on? See on kassisaba. No näete, kassijäljed olid pori peal ja kassisaba on siin. Ja ka ladinakeelne nimi maru ilus, Veronica spicata. Veronica spicata. Jah, kõik need... Härgein. Aga see on ärgein. See ärgein on siuke huvitav taim, ta on parasiit. Tal on siuksed haustorid, paneb nagu teiste taimede küljest imeb. Mis taimega ta sümboosis kasvab? Ma ei tea, erinevatega, kust vist saab. Ma päris täpselt ei tea, aga... Jah. Kas see on looduskaitsealune või? Ei ole, see on kassisaba. Ta on nagu üks mailane. Aga need on ilusad. Et õige nimi on äiatar, aga... Jah, vana kuradi püksinööp ja ma ei tea, kas tal veel midagi on, ma ei tea. Kes ekutab mare? See on takjas. Mis asi? Takjas. Ei ole takjas see. Takjas see ei ole. Said sa kuidagi selle pildi peal? Jaa. Kui fantastiline see luht on. Oota, mine saa edasi, ma tulen temaga lõpus. No, said kassisabasi endale. Mul on vaja pärast pangi ühte kimpu kokku ja vaata, mis juhtuma hakkab. Mis veel on? Mida keegi juba nägi? Me vaatasime neid härgheinu. Milka tuuviga? Härghein on, vaata, see lilla ja kollasega. See on härgein. See on härghein. Ja ma olen teda korjanud kui palju ja ma ei tea, mitte puhtisid. Ta on huvitav, et ta on parasiit, teiste taimede parasiit. Ta paneb tal on siuksed juure küljes siuksed iminapad nagu. Ja siis imeb teistelt taimedelt. Kui see tegelane. Jah. Korda ei ole temaga üldse. Jah. Kimpu ta sobib ikkagi sellegi poolest mulle. Siin on see kuldkollane sees. See tõstab nagu... Täna minu isa sünnipäev. Tõsi või? Oi. Alati ma korjasin talle neid. Noh, ta on muidugi juba läinud ära. Seda muidugi, jah. Noh, ta ei oleks võinud. Ta oli 42 sünniaasta. Aga noh, ta läks varakult. No, mis teha? Lähme teistele järele. Lähme. Muidu me teeme suure pika saba. Jah, ma ei saa siis saba siis järgi üle, ma jätta. Siin on nurnelki. Nurnelk. Näe, vaata kui ilusad. Kui ilusad, võtan ära tee pealt, ta on niikuinii tee peal. No võta üks, ära neid palju võta, neid on harva. Ma kuidagi tean, Koivääras on seda veel ühest kohas, suia elas. Ma ei tea. Ma tean, kunagi sai.
ai, see ongi see Koiva jõgi seal pool, Aga miks seda raudrohtu just reedeti tuleb korjata? ma ei tea, huvitav, igal taimel on korjamise kuupäev ja isegi kellaaeg on olemas. Ma kõige ei mäleta. Aga kus sa neid tead? Anna natuke lugenud. Hästi natuke. Hästi vähe. Enda lihtsalt huvitab ennast ja nii on. Nii ongi ja käin käsid oma. See on naistepuna, jah? Aga see on läbi jah, juba värk. Naistepunal ei ole vahet. Aga vot see nüüd, mis mulle jäi. See peaks üks teeleht olema. Ma arvan, et see on selline Arvane see huvitav. süstjas teeleht äkki või? Aga sellega me vanasti lastega, kui me pidime bussi ootama. Niimoodi, kes ennem jõudis teisel pea maha lüüa. Mis see siin särab ümmarlik on? Tema on siuke. See on üks seenekene, jah. Päris suur, vaata kui suur. Murumuna või? Ei, Ta on mingi Jala peal küll, jah. teistsugune, aga las tema kasvab. Ei, las ta kasvab, ainult vaata, kas tal on jalga. Ikka on. on jalg. Näe, on ju On olemas. küll jalaga, jah. Jälle uudistatud. Jah. Jälle ära nähtud. Sest et ta on nii pehme nagu kassikäpakesed. Ta tavaliselt kasvabki seal ka, kus kassikäpp ja... Aga vaata, kui huvitav, otsad on nagu lillakad. Imeline. See on kilpude lill jälle, kilpude. Ja tema saab teha ilusat pärga. Kui teed niiskena teeb pärja, kuivab ära, kui sa teda ei puutu, ta on sul tall läbi imeline. Seal, kus sa kasvab, saab ilus asja teha valmis. Imeilus asja. Ja kui sa teda peale ei hinga kõvasti, siis on ta langervürst. Ei ole, see on angervürst. Angerpürst. Nagu minu vana ütles. Angervaks kirjakeeles, jah. Minu vanaisa vanema kutsusid toda angerpürstist. No ta on natuke niisugune harja moodi või siuke. Ammustab kohe nii valusti. Kes teil lubab? Võtame 3 angerpürsti. Sellest tehti teed vanasti. Huvitav pürst. Kuivatati. Juba annab seda. No ta järjest õid. Väike pullin on ikka ka olemas. On pullab. Väike pullab. Oi, näe, kui lilli on palju juba. No näe. Kassisaba ja kassiristid. Kas teil on midagi kassid? Lõpetan kodus kassile ka. Mõjugu ta ristik on ja mõjugu ta saba on. Seda võib süüa, vaid soda võib süüa. Mõlemat võib süüa või? Süda suvel pääsukistega koos õitseb. Et seda meil kutsuti pääsujakas. Minu vanavanemad on pärit Sangasti kihelkonnast alt sealt Kuigatsi vallast. Oota, millest see nüüd See kõneleb? käib sellest. Sellest lillast või? Jah. Ja mida ta on? Minne päält ära. Ja näiteks kui sa tead, et sa lähed 2 metsa, siis kirjutad, ma lähen kõigepealt näiteks Mari taha metsa, pärast ma kõnnin sinna Jüri maja taha metsa. Et siis, kui sa eksid ära, siis lähedane vähemalt teab, ta jääb kirja, et kus sa võid olla. Et siis teab vähemalt sind otsima kuskil minna. Ja siis on see, et kui sa metsa lähed, saab olema kindlasti 4 liinet teljad. Et kui sind otsitakse, et inimesed märkavad ja kui näiteks ütleme, drooniga otsitakse, siis ka see, kes drooniga otsib, ütleme, see märkab sind. Ja siis on ikkagi mingi mustõie või roheline, ta ei pruugi sind tegelikult nende põõsastaja või selle metsasest tegelikult märgata. Et tore oleks, kui oleks mingi kas kollane või mingi siuke, et ühesõnaga, et noh, sind on nagu sind nähakse. Ja kui sa tead, et sa lähed näiteks pikemaks ajaks metsa, päevaks ajaks kui seenele, siis peaks olema sul vesi kaasas endal. Siis kindlasti väike, kas siis mingi snäkk või midagi siukest. Mina olen tavaliselt võtnud endale, ostnud kaasa siukse energiapatooni. Ma näitan. Mis annab päevaks päris hea energia, ta on siuke magus ka, on selline proteiinipatoon, mis on siilikas müüa ja see on hästi hea. Ja siis minul loomulikult on kaasas nuga väike, aga mul on ka, kuna ma armastan hästi palju matkamas käia,
siis minul õnnestus teha üks malkanuga endale. ise portida. vaata mu sõrme peal. lendas ära. et tore oleks, et noh, ka suurenuga kaasas oled, kunagi sa mitte midagi ei tea, et kas mingi puuoks on kuskil või midagi siukest, mida on vaja maha, mina tegin selle tellida. Käisin ise sepistamas, sepistasin. oota, võta mõni pilti ka. mul on ka teadapuss. et ma tegingi just, kuna ma armastan matkamas käia, et matkamal näiteks ütleme, et kasvõi kui ma tahaks tulki teha, et on hea seda puitu lõigata, kui mul kirves nüüd käepärast ei ole. ja siis, mis mul veel on, nüüd ma ostsin endale, ma kogu aeg mõtlen, et see peab kindlasti olemas, on termotekk. ja termotekk on selleks vajalik. Siuksed pisikesed pakid. jah, ta on sellises pisikeses pakis. ja kerge kaasa. ta on hästi kerge. ja see on termo siuke tekk, aga muidugi see termotekk on mõlemalt poolt hõbe, aga on ka siuksed, kus on üks hõbe pool ja teine kuldne pool. ja kui on mõlemad hõbe pool, siis vahet ei ole, kumba pool sa kasutad. aga annab ikkagi seda, noh, hoiab sooja, et kes tahab, saab proovida, saab ennast sisse mässida. siin pikaliselt ütleme, et kui sa oled kuskil ära eksinud. teeme täitsa lahti näite. jah. et kui sa oled ära eksinud. tegelikult on, ta on nii väike, nii kerge, aga kui sul on vaja, et sul oled allajahtumise, kartuses, et sa mässid selle enda see hoiab sooja, kaitseb vihma eest ja hoiab ihusooja. ja samas on see, et siin on metsas siis drooniga nähtav ja inimesed ka näevad ja näiteks ütleme, et on hea, kui siin ka näiteks ütleme, kas helikopteriga või mis iganes, ta on siuke heikiv ja see paistab nii ruttu kohe silma. aga see, kui on siuke termotekk, kus ühelt poolt on kuldne, teine hõbe, siis on see, et siis käib hõbe inimese alla ja kuldne jääb peale ja see annab sulle sooja. ja näiteks kui on ütleme kuuma, kas oled kuuma rabandus saanud või midagi sellist, ütleme, et noh, ma peaks panema kokku. et siis on see, et jahutab niimoodi, et kui sa paned hõbeda alla või see kuldse alla ja hõbeda peale, siis too nagu jahutab su keha. selles mõttes on hästi hea, ütleme, mina ostsin selle magasiini 2,90, mõtleb siuke väike. ma panen ilusti see kott ära, ma pärast kodus ise panen ja mahub ära ja see on tõesti näiteks ütleme, et kas või koduski näiteks teinekord. arvad, neid on väga palju, kes ei mõista otsa midagi. pistadki mingi kuskile taskusse või mis iganes. et see on selles mõttes mõni ei tea, siis paneme enda ja mis minul veel on kaasas? naised, kuuleme edasi. mulle kingiti, näiteks ütleme, kui ma olen metsas ja ma tean, et ma lähen kas päevaks metsa või lähen matkama üldse, kes armastab matkata. ja kui ei ole seepi seda kaasas, noh, neid vahendeid, siis on siuke villa sisse tehtud seep, pilditud seep ja see on hästi hea, selles mõttes sa teeled märjaks ja sul on nuustik ja kõik omast käest täiesti kohe olemas, sul ei pea nuustikut eraldi olema, mitte midagi. et selles mõttes on ta hästi hea. ja selle ostsid? see mulle kingiti. Neid me oleme teinud. see oli Siniville kampaania raames kingiti, aga need on hästi head asjad. et ma kunagi noortega tegelesin, sest me tegime noortelaagris ka neid. et ja siis on mul selline asi, mis ma tellisin endale, kui sa lähed metsa ja tead, et sa tahad tuld teha ja avastad, sul on tikud märjad, siis selle jaoks on mul siuke käevõru, kus on siis tulepulk, siis on siin kompass peal, siis on siin väike saekene, näiteks ütleme, noh, midagi lõikad, jah? leian mõne oksa. Võime selle. ja see on kõik siin brošüüris. jah, seal on võlgid. näiteks saab kuivanud seda, noh, kas või seda niimoodi tõmmata endale kaset ohtu kuivanud puu pealt või midagi sellist, ütleme noh. ja siis on siin 2,5 meetrit nööri. et kui läheb metsas nööri vaja. mitte kunagi ma ei tea seda, kas mul läheb nööri vaja või ei lähe, aga tavaliselt ikkagi mul on läinud. jaa, seesama on tegelikult nöör. võtad ühest otsast ja hargneb see. ma võtan selle suurema, mul on suurem see pulk ka, sellega natuke kehva, aga mul on peaks olema suurem see pulk ka olemas. muidugi peavad ka ravimid alati metsas kaasas olema. isegi ka valuvaigistik läheb metsa.
ja need ravimid kohe kindlasti, millega iga päev tarvitate, milleta olla ei tohi. Ükskõik kui kauaks sa plaanid minna, sul võib juhtuda midagi. Ja kus seda nüüd saada on jällmagasinis, ei? Selle mina tellisin endale Temust hästi odavalt. Aga muidugi... No selletu tuli sul palamas läheb ka. Sellest odavalt süttivad materjalid. Mitte odav oli, jah? Ei, Temu asju ei tasu saada. Aga vahel aitab odav asi hästi ju. Paber niisama hästi ei lähe, selleks oleks tegelikult... Võib tellida mingisuguseid selliseid, mis ei ole... Tohtu kaasa lükata. Kuuse vaiku. Näe, põleb. Ja see ei lähe märjaks. Ja see ei lähe märjaks, et selles suhtes nagu siuke suurem on natuke parem, aga muidugi selle väiksega jääb ka asja ära. Aga mina olen seda väikest kasutanud selles, et kuna siin on kompass, et kui ma ära eksin ja siin nüüd pean ka see vile, et kõik nagu ühes selles, et ma ei pea eraldi kandma vilet kaelas, mis iganes, et siin on ka kohe nagu käevõru peal vile olemas. Nii mõnus. Tegelikult minuga on juhtunud niimoodi, et me käisime kunagi ühe sõbrannaga metsas, seenel, ja teadsin, et mu auto on siin, ma lähen sinna, sõbranna seal. Ja vaatan korraga, ma olen ära eksinud. Mida ma teen? Hõikan, ma ei kuule, tema hõikab, mina ka ei kuule. Vaatan ringi ja mida ma avastasin? Ma olen kuskil künka sees, et niimoodi künkad on. Ja tegelikult ei kostagi. Ja siis ma mõtlesin, hakkasin mõtlema, et kõigepealt ma läksin natuke paanikas, sest tuli meelde, et ma ei tohi minna paanika. Ma pean säilitama rahu, mõtlema rahulikult, kust poolt ma tulin. Et näiteks ütleme, et mäletasin võib-olla, kuule, see oli mingi oks. Ma vist murdsin sealt mingi oksa ära. Mõtlesin, okei, sealt ma vist tulingi, onju. Ja jõusin selle mäe peale, mis see väike siuke oli, lõikas vastu ja siis ma kuulsin ja vaatasin, ups, mu auto oli seal samas. Aga ma olin seal augus ja ma lihtsalt ei kuulnud. Aga vilet ongi sellepärast vaja, et näiteks kui te olete metsas ära eksid ja te olete juba nii väsinud, et te lihtsalt ei jõua enam hõigata, teie hääl ei kostu, siis vile puhuda ikkagi jõuad. Ja see kostub abivajajateni või otsijateni palju paremini. Et sellepärast võiks mingi selline väike vile olla kaasas. Jah, ja muidugi peab olema kaasa. Läinud, siis ma saan anda teile uue kiletasku. Ma paikasin teda natuke. Sa paikasid, palun. Mulle ei olegi. Jah, sa saad siis järgmine valgastustis. Templi asi, said või? Ei, kus sul eelmine kord? Eelmine kord too, templi asi. Ei, no ma sain, niisama andis, ei saa panna. Andsid ära.